Ma olen näinud nii head kui halba. Ma olen teinud valikuid, raskeid valikuid. Need on teinud mind tugevaks ja targaks. Ma teen nüüd kõike õigesti. Alati. Peeter Oja, suur stand-up komöödia Elamise kunst märtsis ja aprillis parimatel lavadel üle terve Eesti. Osta pilet Piletilevist või koha peal. Peeter Oja, see on küll suur üllatus, et spagaat, seda ei oleks oodanud. Ja seda ei ole paljud inimesed oodanud, aga tegelikult on see mu lapsepõlve unistus. Ma olen juba lapsest saati tahtnud teha spagaati, aga lihtsalt mul ei ole olnud aega ja nüüd sellises ütleme küpses keskeas ma mõtlesin, kuna mul aeg on, et lihtsalt hakkan harjutama oma lapsepõlve unistust ellu viima ja nüüd ongi lõpuks ma nii kaugele jõudnud, et mul ongi spagaat on leivanumber. Tegelikult see trikk on ju tuntud kui Jean-Claude Van Damme filmi trikk, et kas tema on ka teadlik sellest, et teie seda järgi teete? Muidugi. Ja mis ta ütles? Me otseselt ei ole temaga suhelnud, aga nii palju, kui me meile oleme vahetanud, siis ta kiitis heaks. Mis ta siis ütles? No siiamaani ta ei ole mulle veel vastanud, aga ma olen saanud siit ja sealt signaale, et põhimõtteliselt ta kiidab heaks. Kuidas pereliikmed sellesse spagaati suhtuvad? Nad ei tea veel. Ma olen salaja teinud. Ma ei taha pere ärritada. Meil on igal ühel on oma elu, kõik elavad oma asja, kes teeb spagaati nagu mina, kes käib tööl. Niimoodi meie peres on väga lihtsalt jaotatud. Kuidas see spagaat teie elu muutnud on? Ma olen hakanud vaatama elu lilliputi tasandil. Et kui sa oled spagaadis, sa oled nii all, nii madalal, et isegi normaalne laps ei ole maast nii madalal. Et sa oled täiesti, põhimõtteliselt, isegi lilliputt on palju öeldud, koera tasandil, sellise taksikoera tasandil on maailm ja ta on hoopis teine. Ta on hoopis teine. Teate, kui must on meil ümberringi? Pori on palju, mustust. Inimesed ei märka ju. See torkas väga silma. Mul oligi vahepeal mõte see, et kui ma nüüd selle spagaaditreeningu ära lõpetan, et siis ma hakkan koristajaks, linnakoristajaks.